oleme alustanud uisulaeva ehitust selleks, et tutvustada kohalikke merendustraditsioone Muhu saarel ja Saaremaal. Uisulaeva ajalugu jõuab viikingi aega välja. Algselt oli tegemist viikingiaegse sõjalaevaga, sealt ka pärineb selle nimi. Neid sõjalaevu, mis olid kitsad, madala süvisega ja liikusid kiiresti, kutsuti ussilaevadeks. Vanas eesti keeles oli selle nimi huisk ja sealt pärineb ka siis hilisem nimi uisk. Sõjalaeva funktsioon kadus tal keskajal. Pärast seda oli tegemist juba kaubalaevaga ja eesmärk oli vedada siis nii kaupa kui inimesi, loomi ja postisaadetisi Väinameres. Tegemist on praami eelkäijaga. Seda laeva kasutati siin ametlikult aastast 1532 ja 1924. aastal tegi siis uisulaev viimased sõidud. Laeva eriliseks teeb silueti poolest tema suur kahvelpuri, mida peaks kohe kaugelt silmama. Kahvelpoom üksi on juba üle 10 meetri. Kaarepuude külge on kinnitatud siis plangud puidust naaglitega. Oleme leidnud viimase uisulaeva plangud üles, siis on ka seal näha, et rauast nael on läbi roostatanud, aga puidust naagel peab veel endiselt vastu ja on ilus ja tugev. Need uisuäärud on 8 meetrit pikad. Eestis praegu kõige pikemad, mida üldse laevade jaoks on valmistatud. Sadamates oli uisukõrts, samuti oli uisusaun, kus meremehed ööbisid ja ootasid ilusat ilma, et uuesti merele minna. Muhulased nimetasid saunaks ka neid paikasid, kus oli lihtsalt võimalik siis öömaja saada mere ääres. Ja siin tavaliselt uisusauna juures käis hoogne rannarahva kaubandus ja kõrtsu peeti siin. Aga kuna uisukõrts on vanatoa näol juba olemas, siis siin on väike käsitööpoeke tehtud, et siis edendada seda rannakaubandust, et nagu oleks meremehelt tulnud merelt ja toonud kaasa, nii nagu vanast tõid siidirätikuid, prosse, jalanõusid, mütse, huvitavaid toiduaineid, lastele komme. Et nii ka meil on siis kapteni sahvrinurk, kus on siis erinevad isevalmistatud tooted, kapteni leiunurk, kus leiab erinevad puidust valmistatud esemeid ja kapteni aardekirst, kus on siis need erinevad aksessuaarid, ehted, meened. Siit võib leida siis nii Muhu, Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi ja teiste rannaalade kaupu. Siin on ka lapsed teinud. Laste selline väike müüginurk, siin ukse peal on näha need väikesed toredad nurkud, mis Muhu noortekeskuse lapsed teevad. Et siin toimuvad meil siis sellised töötoad, mille tulemusena valmivad tooted, mida saab siis siin müüa ja siis see saadud raha läheb noortekeskuse toetuseks. Ja alati kuulub selle kaupluse külastamise juurde ka väike lühitutvustus uisu kohta. Kui see laev hakkab tegema väljasõite, siis oleme ka meie oma väikese kohvrikesega seal laeva peal olemas. Pakutakse siin veel uisuõlu ja kuivatatud kala ja täna me siis taastame selle laeva ja alustame legendi 21. sajandil.